Tervist! Kohanimi küll metsa poole, aga küla ise hoiab pigem Läti, täpsemalt Läti piiri poole. Sinna ongi kõigest 3 kilomeetrit ja Riiagi lähemal kui Tallinn. Aga ääremaaks end metsa poolekad ei pea. Suurlinnadest eemal elamine on õpetanud ise oma asjadega hakkama saama. Tarmu, pealehakkamist ja sportlikku vaimu siin jagub. See amet on vist üks raske amet, olla direktriss. Tänasel päeval ma tunnen, et see on puhas rõõm, sest raske on siis, kui sa teed ja ei näe nagu seda tulemust. Aga tänasel päeval oleme saavutanud selle, et meil on nagu kaasaegsed õppetingimused, mille eest ju direktor peab väga võitlema, et me saime kevadel omale uue hoone. Ja õppetingimused paranesid väga siis kehalises kasvatuses. Me saime võimla, peale selle poiste tööõpetuse klassi, tüdrukute kodunduse klassi, kunstiklassi ja uue sööklakompleksi. Selle kohta võib öelda, et kaua tehtud kaunikene. Nüüd on ta lõpuks valmis. Jah, oodatud väga-väga pikki aastaid. Kui pikki? No kui ma nüüd võtan niisuguse arvu, mis lõpeb nulliga, siis ma võiks isegi öelda 50 aastat. Kõik laste nimel. Mitu last selles põhikoolis õpib? No laste arv on kahanenud tunduvalt. Meil on veel 52 õpilast, aga loodame, et ta sinna 50 juurde jääb. Rohkem ka ei julge lubada. Te teate kõiki lapsi ees- ja perekonna nimepidi? Loomulikult ma tean isegi nende vanemaid ja ka vanavanemaid. Ei olegi üle hulga aja näinud ühte õpetajat nii toredas vallatus mundris. Tere, õpetaja! Tere! Mida õpetate? Ikka neid reaalaineid nagu matemaatikat ja füüsikat ja arvuti ja tööõpet. Nagu maakoolil omane mitu ametit. Just. Ja praegu hetkel siin võimlas oma endiste või praeguste õpilastega jõudu katsuma? Endiste. Igal hommikul, ei? Ei, no nii nädalas korra 2. See ruum sai hiljuti valmis, nagu ma kuulsin. Kus te enne seda mängisite? Kas oma õpilastega või? Enne, need on, paljud neist on kablist, siis nad suvel mängivad kablirannas. Sellepärast nad nii hästi nagu oskavadki. Sest seda võrku ja pallimänge nagu me ei saanudki enne mängida. Tükk aega meil ei olegi nagu võimlat olnud. Mis tunne on oma õpilastega koos mängida? Kunagi olete neile õpetanud gravitatsiooniseadus, et palli või teisiti tuleb vastu maad, eriti kiiresti siis, kui teda lüüakse. Ja nüüd äkki siis peaaegu et ühes meeskonnas oma õpilastega. Nendega on alati tore mängida. Need ju nagu oma lapsed. Jõudu ja jaksu, ma vaatan, teie meeskond hakkab praegu kaotama. Minge ja mängige edasi, aitüma. No ma päästan nad hädast välja. Te olete piiriäärse valla juht. Mille poolest erineb selle valla juhtimine, ütleme, mingist muust seltskonnast, kes asub tublisti Eesti poole? Ega valla juhtimine iseenesest ei erine. Erinevad ilmselt inimesed, kes on siis nii-öelda sõbralikumad ja vastuvõtlikumad, kuna meil on igapäevaselt võib sattuda võõraid, keda võetakse ka tavaliselt väga hästi vastu kui külalisi. Piir on lahti ja küllap te võtate külalistena vastu ka mitte kaugel siit elavaid lätlasi. Palju neid siin on? Vallas elab ligi 40 läti rahvusest inimest. Kui teil kedagi tänada oleks vaja praegu, on see võimalus siis, kelle puhul te kätt vibutaks ja ütleksite aitüma peale vana jumala enda muidugi? No oma ametis pean ma muidugi kõigepealt vallarahvast tänama, aga ma arvan, et ilmselt Euroopa Regionaalarengu Fond oleks see finantseerimisasutus, mis meile sel aastal valminud objekti ja läbi aastate kõige suurema investeeringu valda on toonud. Et see võib-olla on selline suurem tänusõna. Seal võimlas püüdsin minagi mingit võrkpallurit mängida, aga poisid paistsid kuidagi mitte ainult pikemad, vaid ka vanemad, mitte väga põhikooli sekka mahtuvad. Mis nad käivad siin lihtsalt takka järgi mängimas? Jah, kuna ma olen öelnud, et seda võimlat ootas mitu põlvkonda. Need poisid käisid meie koolis 9 aastat, nad teadsid, et kohe tuleb. Kahjuks jõudis lõpetamine enne kätte, kui see võimla valmis sai,
aga nad tunnevad sellest rõõmu, et ta nüüd on olemas ja kasutavad siis iga hetke, et siia tulla kokku palli mängima, et ka kokku saada ja siis teha midagi vabal ajal, et mitte ainult siis niisama küla vahel olla, nagu tihti paljudes külades on, et ei olegi midagi teha, aga meil on nüüd midagi teha.